No, mis sa English'is siis loed? Tead, ma just lugesin, ma tegin need pildid, et siis hakkame pärast seda. English, no vaatame, teeme pildid, kus sa mida siit loetad, pärast on kõik loetav. Jah. On. Et vaata, siis teame ka, kus käisime. Ei no seda ma küsin pärast sinu käest. No need olid vanad ja vanad hiinlased, nad muidugi ei jaga seal ära. Kõik üks Euroopa. Ja. No ausalt, meie Hiinasse läheme, meil on kõik üks Hiina ju. Ja, kõik üks Hiina. Viiekas hoopis. Studentidega on 2. Jäätis ostmata. Ja, studentidega on 2 eurot. Jah, studentidega minna. Ei, no ma olen pensionäri välimuse välja küll, aga mul pole Läti pensionäri tõendit. No nii, mina võtsin leedukeelse, sellest on kõige parem aru saada. Ja. No see on kindel, ma niikuinii ühtegi keelt ei oska, kaasa arvatud Eesti oma. Ai, sa laiska ise. Need sina ka õiega. Otsi, nii on ka päike tuli jälle välja. Jaa, tunned mõnus soole. Et oleks rohkem kuumust. Muidu ei ole õiget tunnet. No see on juba nagu stupa puudub veel sinna otsa. No jah, aga vaata sina, seal on ronimine küll. Aga sina, Jüri, siis tule ikka omast tempos, nagu ikka meil on niimoodi, et sina tuled omast tempos. Sa arvestad sellega, et ma olen Mina seal ootan sind kaugel. Sa arvestad sellega, et ma olen ühed küünid juba ületanud. Mis sa seal? Ühed küünid ja mitte niisama. Valguses ületasin Grand Canaaria küünid. Mul on video ka, sealt mitte midagi ei ole küll näha. Siis lähed ainult. Kuud ja minu ähkimist. Mul on tegelikult olemas, nii et te võite vaadata küll. Aga siin ma ei julge väga kuuvalges minna. Siin me Venemaas seeksin. Jah, ega siis on hea, jah.
noh, näed sa, mis siin nii, siis on? mis siin on? Me oleme siin. Ja siit saab kohe mere äärde. Mis see 1760 meetrit on kõrge või? Ei, see ei ole õige. See on kaug. Oota, loeme siis. Siin peab olema päiksekell. Ma tean. Nii, Google järgi. nimetatakse teil hallideks tüünideks, on ju. Nii, need on erilised liivavormid, tugevate tuulte ja ühesõnaga see rohtaimeline katab siis seda tohutut tüüni. Ahaa, see on huvitav tuun. See tähendab siis, et siin on vanad mingid, näiteks põlend metsajäänukeid on siit leitud. Mis siis tähendab, oota, kunagi on siis nagu mets olnud või? No aga see Läänemeri on ju rännanud. Kunagi oli see rännamine pindal hästi suurt, ta tõmbas koomale. Ja võib-olla mingis, näiteks kui kliima oli jahedam, said need puud siia kasvama selle peale. Ja pärast jälle tuul tõi liiva peale uuesti. Oota, no siin on mingit tuuletus on kunagi mere all. Täpselt nii läinud. Ta ei muutub kogu see rannik on muutunud eri. Me olen 10 minutit vaata, alles siin jalutanud. ütleb niimoodi, et hallide tüünide nagu sadamala, osad nendest asutasid siis need külad. Need olid, et tulid sealt mingid siuksed ja osad huvitav, aga kahjuks see ei ütle, 300 aastat tagasi. See on üsna hiljuti. Maastiku tekke mõttes on see täiesti eile. Just praegu, jah. See on pool tundi tagasi. Okei, aga huvitav, et kahjuks, võib-olla, loeme jah selle, mis pildid ma seal tegin, ma ei viitsin lugeda, ma mõtlesin pärast. Ma juba on huvi tahti näha, vaata, seda No laudteed on vaja tehtud ja puha kõik. Absoluutne. No selle 5 eurot võetigi laudtee eest. on ju. Loodame, et mitte Vene ja Leedu vahel. Ei, no piirivalvur võtab kinni ja küsib, et kus on Vene viisa. Mingisugused liivpajud, mis on kitsa lehega, aga pajusid on nii palju liike. See peaks see kõige klassikalisem olema, mis on see. Üks on päideroog, see mis on luidet kinni hoiab, see kõrveline, see terava servaga. Ja siis on lammaru ja need on väiksed. Siin ka sellist pallikam. Sina oled bioloog, sellepärast on kõiki neid taimesid. Tuleb ladina keeles veel panema, siis oleks Ma absoluutselt ei tea kõiki taimesid ja peale selle on see, et igas paigas on oma. See, kui ma näiteks oma metsas tean, siis siin ma võin näiteks teid kokku. 80% on ju endeemsed. Jah, seal teeb ja mitte midagi. Kui sa seal, sa võid muidugi lugeda ja õppida nende kohta, aga näiteks seda sinist ma ei tea. Seal ääres olid need lillakad, neid ma teadsin. Kas sellest sinisest oli seal pilt selle peal? See on mingi eriline. Seal oli mingi ladina nimetus ja siis leedu keel. See on mingi kohe. Oi, teeme katse. Ütleb ära inglise keeles. Äpime. Näiteks katse ka ikka. No, muidugi. Ma pole siin ainuke, kellel on äpid kaasas. Ja. Ma pean tegema tast pildi. No. Ja siis ta peaks natuke mõtlema. Kahtlaselt näeb välja nagu rukkilill. Aga leht, kas rukkilille leht? On küll rukkilille moodi. Ei. Vaata see alumine leht on jumika leht täiesti. No. Liigub see edasi. Oota, ma hoian. Aga siin, nagu mina aru saan, siin on vaba liikumine keelatud siis või umbes nii, et lähed sinna, kuhu tahad või? Tead, see on keelatud sellepärast, et kui sa mõtled, siin trambitakse ära see liiv on nii paks
siin liiva sees on taimedel nii raske kasvada, kui sa üle marsid, siis sa lõhud taimede juurde lahti. Siis on varsti liivarada taga. Tühimegi, ma ei tea, 100 inimest päeval suvaliselt marsid. Eestis on näiteks see reegel ju, et kui on need rabamatkad, siis sinna tegelikult raba peale tohivad need inimesed minna, kellel on raba peal kõndimise luba. Nendes kaitsealustes rabades. Keskkonnaametis võtad endale loa, sellest siis on mingi, ma ei tea, kas mingi koolitus või midagi sa pead tegema selleks, et see ei ole päris nii, et lähen ja olen. No, mida siis ütleb? Kohe ütleb, et harilik võilill. Nii. Ma olen kindlaks veennud see. Ma saan aru, et võilill on hästi palju solgida. Tahtsite latnekeelset nimed arapsad, hoopis naalevad. Miks on võilill palju nimesid, seda lugu ma tean. Sellepärast, et Eestis oli üks näitleja, kes oli... Ja leidis õige lille. Inglise keeles, ma pean eestikeelset vastet otsima, seda ma ei tea. Ja väga lihtne oleks tõlkida sheep's bit ehk siis lamba osak, aga ilmselgelt ma pean ladina keelde minema ja vaatame eestikeelse vastu. Aga on õiged pildid pärast, siin on nii järgi ei näe hästi. Aga jah, otsime siis selle vaste. Ja võililledega oli niimoodi, et see loodushuviline näitleja hakkas tegelema nende võililledega. Siis ta mõõtis ja nagu katalogiseeris neid. Siis ta avastas, et neid on nii palju erinevaid ja siis ta hakkaski sealt erinevaid liike looma. Ja ju oli selline ajastu ka, et tänapäeval on ikkagi, ma pakus, et see oli näiteks mingitel 80-ndatel või 70-ndatel või umbes niimoodi. Et tänapäeval on see, et sa pead ikkagi need DNA-analüüsid tegema ja see tõestamine käib nagu tõsisemalt. Aga siis ta suht lihtsalt lõigi meile siin. Oi, nüüd on ideaalne pildistamise koht. Mõtlen teiste, siis te teete tunnust. Jüri, oota ka, ole kohe puhaga siin. Ei, mul on toss väljas kohe. Ma peangi istuma. Jüri saab istuda. Tõus oli väga ränk ja... Keskele ja daamid sulle emba kumba. Ei, me võime Jüri juurde minna. Kui Jüril on toss väljas. No? Kükitama peab. Ei, seista just. Okei, no olge nii on hästi kõik. 1, 2, 3. Hästi. Ma üritasin naeratada ka. Kuigi ma peaks harjutama. No sa vaata näe, taustal on siin meri ja tuleme siia poole ka. Tuleme siia poole. Kahjuks ei ole viia kaamerat siia. Vaata merd siit peaaegu ei jäägi. Vaata, ta ei näe. No siis minge ise, võta see töötab. Vaatad visiekraanilt, hoiad kinni siit. Rohkem ei olegi vaja. Siin tahab kimbelit liigutada. Oota, ta ise teeb pilti praegu või? Jaa. Lihtsalt me tuleme siia. Palun proovite sinna minema. See oli just paljas oleksid. Oota, ma praegu ei näe teda veel. Nii, no tehke nüüd kuidagi üksteisele lähemale. Vot nii on hästi. Pange kõik näiteks parem jalg ette. Vot nii on hea. No, nii, oota. Nii, 1, 2, 3, sest vaata nüüd ise Jüri võtab siit head pildid välja, sest mina midagi ei teegi, on ju. Jüri, sa olid küll nii uhke praegu. Sa peadki niimoodi linna ette. Jaa.
sa pead palju jalu ikka minema. No hea, et ma panin need nüüd. Kõrve otsa kingad. igav liiv ja tühi. Liiv ja tühi väli, aga ise tulevad, tikuvad siia ägedasse kohta. Pärast saan jagada teile. Mulle täitsa sobib, kui keegi pildistab ja jagab. Ma ei pea ikka pildi peal olema nina püsti, see mind nagu üldse korjad. Samal ajal ma ei viitsi nagu ise pildistada ka pidevalt. Ostan ära. Kaks liigutud karva pildistama ja siis ta viitsi. Teike mulle tšau ka. Kunagi nii palju pilti peal on, kui ma nüüd seekord juba selle 2 päevaga olen. Ma teen sinust rohkem pilte, kui sul on elu sees on tehtud. No, ma saan. Igast kaadrist on omaette pilt. Kui kaadrid sul minutis? Ei no, eelmine see Paikari matk oli vist 600 pilti tegin. Minu meelest oli. Osa oli ka fotoaparaadist, aga neid oli tühine olnud. Triin tegi ka, jah. Ma tegin kõik sinuga jääpargid ja jääpargid ja uisutamised ja mis te tegite seal kõik. Nüüd teed Perit paigal. Ei, möödume seda. Paigal, vaata siia. Aga jäge selle Peri ja kõik on praegu läbi. Muidugi. Pärast ma teen Peritist 4, 7, 8, 10 pilti, millest kõige parem naeratus oli, millal see spetsiaal kaadri haup valin välja kõige suurema naeratust. Aga need modellid, kes on ka tehakse muidu 100 tükk ja siis valitakse see õige. No, Jüri on ka nagu meil modellid. Jaa, on. Kaadri haup valin välja. Just niisugused erilised liigutused, mida tavaliselt ei saagi üldse teha. Ronige ikka mäest üles ja lõõtsutage hästi. Ei no ma lõõtsutan niigi, seda on pärast kuulda. On. Ega siis liivamatkad ei ole niisama. Muidugi ei võtnud miskipärast neid tüüni laskumise suuski kaasa. Tead, vaata seal Sahara kõrbes on väga populaarne ala. Jaa. Lumelaua moodi tead laskuvad seal. Sahara kõrbes on 300 ja 500 meetrised tüünid. No sealt on hea laskuda. Aga üles peab ikka tõsi rahima, jah? Vist jah. Ma ei tea, võib-olla tänapäeval kaamel veab. Oleks see käid, ei ole? Ei, ma pole igale poole ikka jõudnud. Ma
pean puhkama.
ma tegin kaugpilte, aga oot, 1, 2, 3. Hurraa! Võttis tossu välja. Ma arvan, et teie olete ka peal. Perit sa võid teha sellega. Oota, kas sa näed muidugi sellega? Oota, ma panen valmis. No, vaata, sa tead küll, kus nupust vajutada. Suumi saab ka. Ainult mina siis. Tulge teised ka üles. Nüüd oli täitsa vahiturni pilt. See oli vahiturni pilt. Ja kohe ma inimesel lasku midagi. on ilus ja ma panen võtan üksi pealt ära. No. Nii, 1, 2, 3. Oota, räägin paigast ära. Teie olete hästi, mina natuke säätib ja vaatab ja... 2, 3. Oh, hästi. Aitäh teile. Järjest paremaks. Aitäh. Seda saab liigutada niimoodi. Ma tahtsin, et ta just oleks nagu... Sa oled harjunud. Ma olen harjunud, et ta on siin. Väga hästi. Ma arvan, tulevad küll. Tulevad kindlasti, jah. Oota, ma lähen sinna ka vaatama, muidu te jooksed. Kurat, kell on juba nii palju ausalt öeldes. Sa pead helistama pool tundi, lähe tuleb hiljem. Ma ei hakka jooksma. Eks me võime kulgema hakata siit tagasi. Mul pole veel kõik vaatamisväärsus vaadata. Mul läks ju nii kaua aega üles ronimisest. Keda ühtegi kuradi neegrit ei olnud nööris tõmbamas ja 2 neegrit tagasi lükkamas. Siis oleks kohe hästi üles. Aga praegusel hetkel oli ainult oma lihaste jõul. Ausalt öeldes ära joodud konjak aurustus ka silma nähtavalt kohe. Kus selle kahju otsis? Jaa, aurustus. Ai. Mul on plaaster uhilases kohvis. No ma lähen vaatan peamise vaatan.
siia mere äärde otseselt ei tohigi minna, jah? Jaa, siit tuleb ringiga minna. Ega mul tundub, et need väga ei kasva. Need tüünid või? Ma ei tea, kus see liiv üldse pärit on, ausalt. Ega ei tea. Ega ei saanud aru, merest vaatama. Ei tea. Sest et no tõesti, Gran Canaria tüünid on pärit Saharast. See tuulega on tulnud siin Sahara kauge võitu, ma ütleksin, pehmelt öeldes. Aga võib-olla Venemaalt. Sealt tulevad igasugused asjad. Sealt tuleb Sealt igasugused. Helistasid, et me jääme hiljaks. ei ole helistanud. No igal juhul, ma ei tahaks väga hullu tempot nüüd arendada. Seal on üks mägi veel vees ja. Kas te tahate nõus? Jah. Mis ma olin vaatanud? Sõidavad mingid katkesse sildavad. Ma tean, et nad on elus tagasi filmivad. Aga mul on nõude vaadata. Jah, ma ka ei tea. Kus kohas? Täitsa hullud, see 404 vaata, kes käivad, sõidavad seal. Oi, et see on nii igav tee, see on nii jumal, mingi miljonine auto upub ära, mitte mingid rikkad ju tüübid. Sinu selle ratta ja Ahvenemaa jutu peale mõtlesin, et võib-olla peaksid sa panema meile ühe. Minul on ratas, sul on ratas või? Kas laenutame? Mul on sviin korralik. Jüril on ma ei ole sellega ammu sõitnud. Ma ei tea, kuidas Liil on ratta sõitmisega. Ma ei taha väga pikalt sõita. Ahah. No aga me tegime radiaale, me ei pannud niimoodi, meil oli kõige... Ma peaks ka selle elektriratta ostma, siis ei ole vaja valju vändata, et seisas. Jaa, elektriratast on osta. Mis see maksab ja Jüri on... Ega ta odav ei ole, 1200 on kokku pandud. Sellest saaks väikse auto juba kasvab. Ja, täpselt. Kõige pikem päev oli meil 90 kilomeetrit, sellepärast, et me jäime... Meil oli plaan, oli väga ilus, et me sõidame sinna ja tuleme tagasi bussiga. Aga see bussigraafik, mis me lugesime, siis tuli välja, et nad teevad suveks nagu ümber selle graafiku. Aga sealt mingi tulba pealt, kus me seda tol hetkel lugesime, seal ei olnud seda muutust nagu kajastatud. Ja siis me pidime tagasi ka sõitma selle. Muidu me oleks mingi äkki 40 kilomeetrit vähem pidanud ruuhama see. Muidugi elektriratas on kallis. Ma käisin autot ära andmas ja see üürimees ütleb, et kuule, su ratas on kallim kui see auto. Aga loomulikult on tuhade kaasa ja sa tees normaalse auto. Ma isegi ei tea, vaata Merle, mul oli see võte ikkagi, et sinna Gotlandi saarele, mis mul tookord, no ma olen seal 2 korda käinud, paar aastat tagasi. Aga seal on ju Rootsi hinnad või Šveitsi hinnad. Ei, Šveitsi hinnad ikka. Päris nii hull ei olnud, et mul on seal paar majutuskohti, mis on toredad mere ära, kus mul on juba tutvused natukene see. Aga kuidas me hüppame sinna? No vaat selles. Ujudes või? Kui me olime Pranglil, ma ütlesin, et ma uurin hindu. Ja siis, kui ma läksin Pranglilt koju, uurisin, vaata Rootsi, mina olen seal käinud selle väikse lennukiga läbi Stockholmi. Kõigepealt tuleb sõit. Mina olen mingeid praamireise lugenud, mida pakutakse õpilastele. Aga need on nagu selles mõttes meie jaoks mõttetud. Need on tead siuksed tõesti nagu umbes Stockholmi reisid 4 tundi saad linna aega ja siis jälle paati ja tagasi. Sest ma tean ju, Sensi reisidel see Gotland on sama kallis kui Gran Canariaga sõit. Jah, ei, ega ta odav ei ole, ütleme nii. Aga mina mõtlen, et me võiks sinna ratastega minna. Ratastega. No siis peab laevaga, lennukiga ei saa ju. Lennukiga puhas laev. Tead, mis Jüri, rendime koha pealt rattad. Ma pean uurima, kas elektri. Kulga, teate mis? Lennukiga saaks Vistisse. Siis saaks sealt koha pealt. No sul mõnda tuttavat meremist ei ole. Ostame Miikael. Et võtaks selle mingi purjekaga võiks kohale. Jaa, purjekaga. Otse Pärnust. Ta tõesti sellist.
selline variant, aga noh, sa pead kinna küsima. Ei, mul raha küll, ma tambin kinni. Head okastraati siin ei olnud. Otsa oleks tulnud ära keerata. Ai. See on spetsiaalne või? Mul on... Mehel mingi siuke häda, et tal tulevad hästi lihtsalt, kui ta mingit ivelike ainetega töötab, tal tulevad need käelõhed. Jube lihtsalt. Ja siis ongi täpselt istub laua ääres ja siis siia jookseb näiteks sentimeeter siuke kriipsu sisse. See on jube valus olema ja siis ta alati krudib nendega. Mul on elektriisoleer paela ka. Muideks te mõnikord ka sellega paned? Jaa, see on, aga ma ei tea. Ma olen ühe sama koha peale. Teisel jälle oli sama koha peale. Aga mina panen alati, tead, seda paberit alla. Kas sa ei pane? Kas see on nii õhukese? Veri on juba kõik kinni. Probleemi pole. Nii õhukese. Jah, natukene niimoodi. Ja mingit salvi on mingisugune... Sul on kõik salvid, kas see Jüri? Ei, mina ei võtnud salvi kaasa. Ma ei lootnud. Mul on ju turvasaapad, vaata, siit ei astu mitte millestki läbi. Absoluutselt. Jüril on küll õigus öelda, et tulete siia palja jalu. Ja, turvasaapad. Võid isegi peale astu. Nii, kas kellegil on näkileiva isu? Ei ole. Lõunasöögiks, ma arvan, et see läheneb meil hirm. Aga kuule, me peaksime 6 minuti jooksul auto juures olema. Ei ole, siis helistame Kaarlile, et me jääme natuke helistama talle ka. Aga vaata, Jüri, siis ta mäest alla mineks, siin läheb ju. Ei, ju. Siin ei ole midagi. Aga me vist 2 ei jõua, aga me jääme 5 mind siia. Oi jah. Lausa nii, jah. Ja. Tulegi tähest, pane midagi. Me vast jõuame ja siis räägime. Davai, nii, Ta ütles, et politsei möllab ja ei saagi bussi juurest ära, et seal ei saa kuskil parkida. Sõidab ringi või? No jaa, et see politsei vist nagu seal... Kui jätad nagu siia seisma, tuleb see trahvi ja ütleb, et mingi ära. Ja kui see koha peal täis, siis mingi mujale või mingi normaalne Skorpioni siin ei olnudki. Sa oled ikka seal lõunas skorpione kindlasti teinud. Kuule, aga skorpioni juttu ma võin sul Jüri rääkida küll. Ammustas? Ei, enne meie Balkali reis, mäletad, ma käisin Jordaanias, Vadirumi kõrbes ja seal tõesti ongi skorpionid. Meie ei näinud ühtegi. Ei näinud, ei ammustas. Kirjad on väljas, et... Skorpionid ammustavad. Jookske ära või mis on ette nähtud? Mis on ette nähtud? Teha, kui skorpioni näed. Vaata, see ongi hea küsimus. Et ma arvan, et esialgu tuleks varjuda, nii et ta siin... Aga ma ütlen see ausalt, ma seda skorpionite hingele nagu väga ei tea, sest et näiteks seal konkreetselt seal Vadirumi kõrbes need tüübid väga niimoodi kehvasti rääkisid inglise keelt ja mul oli küll nii palju küsimusi, sest see oli nii põnev, aga see info tuleb mul nüüd lugemisega. Et ma pean seda ise siis ikkagi uurima. Et siis ma võin sulle teinekord vastata. Sa oled eesti keelt üldse ei rääkinud? Jordaania. Araabia keel on seal. Need beduiinid pole kooliski käinud seal. Ehitavad neid telke ja võtavad turiste vastu. Koolis käimine on teise järgu. Ajugu teise järgu. Seda ma arvasin kohe. Vehid kätega kõikidest keeltest saavad. Ja kui ei saa aru, siis tuleb vehkida kiiremini. Jah. Selles stiilis rääkimine pidi olema ainukene probleem. Käed võivad ära vesida.
Siis vahepeal puhkad. Jaa, aga mina ikka kõikidele ülejäänud keeltel ütleme, et nagu USA-ski ütlesin, et kui koer saab eesti keelest aru, kuidas sina, siis ei saa. Võta mitte pirukabaaris, aga võib-olla seal võtsid keest. Oota, kus sa võtsid täna eesti keeles ka? See on pirukabaaris. Seal suveniiri. Sa küsisid, mis maksab selle palli kohta. Selle... Ja kohe öeldi ja kohe anti. Ta ei aru, mida sa mõtlesid, ütles sulle kohe hinna. Ilusast. Niimoodi see käibki. Aga kui on hädas, siis nad ei saa aru. Ei, kui ma olen viini seksinud ja tonksisin eesti keeles ja Google tõlkes ja siis näitasin trammile esimesele ette tulevale saksa naisele. Ja siis hakkaks kohe seletama, aga tuleb hoopis teise poole sõita. Ma sõitsin vales suunas. Turismigrupist jäin maha ja... Ei, oli seiklus küll. Ma ikka oma 20 minutit sõitsin vales suunas. Vaatan, et kuidagi nagu meie Mustamäe moodi majad hakkavad tule. Kurat, see nüüd kesklinn ja meie hotell küll ei ole. Veits valesti läks. Ei, Google jälle näitas mulle hoopis teist suunda. Google Maps, ma ütlen, on mind ka alt vedanud, Jüri. Ta näitas teist suunda. Sa tead sellist äppi nagu maps.me või ME. Maps.me, vaat see on juba natuke see parem. Laed alla, näiteks terve Leedu kaardi, sul ei pea interneti siin olema, võtad telefoni välja taskust, matkarajad, autoteed. Ei noh, selge see, aga võt see oligi, et jälle see, ma vaatan, kuhu suunda ma peaksin nüüd minema kaardi järgi ja see näitas just, et sinna suunda peaksin nagu trammiga sõitma. Sinu rahustuseks ma võin öelda, et mind on ka see ikka mitu korda elus on see Google Maps alt võtanud ka. Aga noh, aga seest aitas jälle Google tõlge, saksa keelde pani, isegi india keelde on tõlkinud, jumal. Ja taksojuht ei saanud millestki aru, isegi, ta ei teadnud isegi, kus hotell on, kuigi hotell oli 4 kilomeetri kaugus. Pagavan küll. Ma pidin siis kaartide pealt näitama. No mul oli Indias kõik need kaardid olid pildistatud. Et seal pole ju netiühendust. 1 megabaidi eest tahtsid 1 euro. Oi, mis asja? Ja. No ikka oskasid siis. Oskasid. See oli internet Maharatša jaoks. Ma mõtlesin, ma olen nüüd pudeli järgi. Vabandust, segasid juttu, aga pudel on alles vähemalt. Ei, Indias oli lihtsalt see internet oli Maharatšade jaoks. Ei, seal riigis vist ei saa väga tahta. Ei, see on kõikide, isegi USA-s küsiti 2 eurot. Megabaidi, see on mingisuguse ilma lepinguta ja niisugune 1 pildi saadad, siis nad tahavad kohe 3 eurot saada. Näed, Kaarel juba lehvitab meil. Ma pean ütlema, et tüün on vallutatud, linnukene on kirja pandud, on kõiksugu igat pidi vilte. Tead sa ei ainult otse minna ja ega rajalt kõrvale ei saa astuda. Ei saa. Ja liiva all on siuksed... Ei, keelatud oli. Ja liiva all on ehitatud siuksed nagu... Ja see oskas ajukese okastraadi otsa astuda. Liiva sees olid need tõkked, mis hoiavad selle liiva paigal teravatest okstest. Ja kuna see liiv tuleb just peale kogu, siis on väga hea sinna otsa astuda kohe. Kuule, ongi vilkurikku. Ja on siin see Balkani reisil ületame Montenegro, Bosnia-Hertsegoviina piiri. Siis seal on niimoodi, et nagu suured sildid on väljas, et nagu pealuu ja siis on see maamiin ja otse sõita, et siiamaani on need värgid kõik väljas. Ja ongi see Ja. Aga vapper, loodan, et siin maamiin ei ole. Ei, me ei lennanud õhku ju, nagu sa märkad. Üks küsimus veel, täpsustan. Kas tahame nüüd minna jalgupidi vette? Kui meil on see võimalus. Noh, naised, nemad on kindlasti rohkem ujumise fännid kui mina nüüd. No ma käisin
ega ma nüüd aega niisama ei lasknud ka. No ikka lähme, kui sa vaatasid, lähme ikka. No lähme, pistame jalad sinna vanni ja siis lähme sööma. Vesi juba sooja pandud. Ei, mina küll vannitama ei lähe. Mul on nii. Seal üleval oli see spa, see liivaga kooriti, nii see koonu sinna mere poole tuul puhus vastu, jah? Liiva said näkku kohe. No kas keegi tahaks ühte kuuma kohvi kuumal ilmal või oleks liiga? Hetkel ei taha. Vette tahan. Ma hakkan kohe õlut jooma. Ma võin seda pakkuda ühe purgi. Buss on meil